Me avame oma salongi. Ja me näitame algusest peale, kuidas see salong meil kerkib. Seal on päris mitu põhjust, miks me seda teeme. Esimene on see, et luua üks parimaid salonge Eestis, kus on siis head tingimused nii töötajatele kui ka klientidele. Teiseks olen ma tahtnud juba ammu oma businessit teha, sest nagu ma olen mingites kohtades rääkinud, siis never know, palju see asi kestab. Et mul vähemalt oleks nüüd nagu mingisugune teine asi, mille peale ma saaks toetada. Ja kolmandaks, kuna Kelly on juuksur, siis tema suur unistus on olnud omada salongi. Et nüüd, kui mina tahan äri teha, Kelly tahab salongi teha, paneme need asjad kokku. Mina tegelen nüüd äripoolega, Kelly tegeleb, et kõik juukse teemad oleksid paigas. Sealt tekib hea balanss ja omakorda hea äri. Idee tegelikult salongi jaoks sündis väga ammu, ma arvan kuskil mingi 3 aastat tagasi, aga nagu ikka, kõik omal ajal. Aga äri tegemine ei ole meie lakkumine. Esimese asjana on vaja paika saada koht. Aga enne kui ma näitan teile, milline see salong hakkab välja nägema, siis ma räägin teile veel paarist asjast, mis oli vaja enne ära teha. No milleta üks salong ei saa toimida? No muidugi töötajad. Juuksuri maailmas räägitakse, et juuksureid on väga raske leida, aga nagu öeldakse, on ainult üks viis, kuidas seda teada saada. Seega tegin ma ühe story, kus otsisin juuksureid, samuti kutsusin üles oma videos juuksuritel mulle kirjutama, kes otsivad tööd. Helistasin nad kõik ükshaaval läbi. Kõik, kes olid tööst huvitatud, saime nendega personaalselt kokku. Muidugi montides tundub kõik see maru lihtne, aga iga kõne oli pea pool tundi. Iga personaalne kohtumine oli pea tund aega. Seega te võite ette kujutada, kui palju see tegelikult aega võttis. Me räägime praegu potentsiaalse juuksuriga. Et ma saan nagu selles mõttes minuga koostööd tehes võib-olla natuke mingid asjad accessid natuke lihtsamad, vaata, et see on ka võib-olla siuke väike boonus on ju, et aga muidu jah. Kas neid juuksurid on hetkel palju nagu tahtjaid või? Ikka nad päris julgelt kirjutavad. Olgu, aitäh sulle. Ma mõtlen ja annan. Räägime mõtle rahulikult ja siis ma siin tean, et selles mõttes ma arvan, et kui me kõik saame koostööd teha, siis on ma arvan päris äge. Asi. Jah. Vaat. Davai. Tšau, räägime. Nii näeb businessman, jah? No ärimees peab ikka 2 asja korraga tegema. Ära Kellile näita seda klippi praegu. Lasta vlogis seda näeb. 25 mintse rääkisime praegu. Kuradi mäng 1-3 on praegu see mul praegu no. Ei ole? Ei ole Terviseamet jah. Big business, big money. Yes. You want business? Yes. Super. Very good, very nice. Ühesõnaga, Kelliga hakkame siin möllama natuke. Ma ei tea, vist Kelly midagi sulle ütles juba, on? Natukene, aga ma olen ikkagi väga mitte midagi, ma ei tea. Üldse kus kohas? Täitsa kesklinn. Täitsa kesklinn, jah. Okei. Sa lihtsalt mõtlengi, et nagu mul oli hästi tähtis just nagu see parkimiskoht. Kui ma ise juba olen nagu klient ja siis ma ei saa autoga tulla, siis ma liigun ainult autoga ja siis ma oleks suht tiltis, kui ma ei saaks nagu enda salongi autoga tulla. See on nii, esiteks ma ütleks, vaata nüüd, kui oleks... Hallo? Tere, Terviseamet helistab siin. Tere. Ja, tahaks teie kõiki asju, raha ja kontosid. Tšau, saad rääkida, Andrei siin? Saan korra rääkida, absoluutselt. Ja, kaas. Nagu nägid, nagu kirjutasid ka, siis niimoodi Kelliga siis püüame salongi avada, mitte ei püüa tähendab, vaid avamegi. Ja nüüd ongi siis töötajate otsimine. Et ühesõnaga, meil jah, selles mõttes on suht nagu chill vibes, ma võib-olla räägin nagu, mis nagu mõte on. Aga cool, siis suhtleme ja vaatame, mis saab, et ma loodan, et mul on nii väga see pealinna soov praegu, et muidugi. Aru saada. Davai, juba, räägime, anna mulle teada ja davai, tšau, ole tubli. That's crazy. Ma olen mingi 30 pluss kõne teinud lihtsalt. Kõik kõned on mingi pool tundi each. Täitsa crazy. Ja no ei saa lühemaks teha ka, vaata. Sa tahad nagu öelda, et mida sina pakud, sa kuulad inimest ära, arutad, nemad küsivad, vastad. Iga kõne on mingi pool tundi.
aga õnneks vaata, enne pitch on juba nii selge, et nii palju on hea lihtne rääkida. Ei ole midagi, lihtsalt sääri ajamine raisk. Eriti töötajate otsimine. Jesus Christ. Täna on siis 10. oktoober. 10. oktoober, reedene päev. Meil on täna 3 töövestlust. See on siis selunud, töövestlus, teada, 3 töövestlust, meil 3 tüdrukut tulevad rääkima. Vaatame, mis vibe on. Kõik tüdrukud on väga head midagi, aga siis vaatame, mis vibe on. Ja siis äkki juba saame ära konfirmitud, kes meile tööle tuleb, aga lihtsalt töövestlus on päris väsitavad. Ja midagi head. Hakkame pihta. Siuke 10-11 inimesed täitsa nagu 12 võib-olla ei võtaks, et jääks see mänguruum ka ühe tooliga kaina ja üritakski teha nii, et ühe tooliga on siis nagu 2 inimest. Ma arvan, jah, põhipoint on räägitud. Jälle korra mõtle seedi, vaata, kuidas sul on ja siis saame meile teada. Piltide asi ära ja see mind huvitab. Ja nii olidki nad olemas. Toimetamist on veel väga-väga palju. Aga enne kui salongi siseneme, siis jälgi meid kindlasti @seestuudio Instagramis. To the salon! Nüüd on see ajalooline hetk, kui me saame võtmetega avada oma salongi. Kas ma võin? Okei, no palun väga. Aga ma vaatan koodiga. See ei ole siina pealad. Grand entrance. Grand entrance. Jau! Põmm! Olemas. Vaadake nüüd siis. Põmm! Valgus ka põlema. Kelly, palju õnne. Selle andis maakler või? Selle andis maakler. Saab tina panna ka. See on mingi ruum vist. Jah, ruumi me ei jõua, aga... Ühesõnaga, salong on siuke... Hakkame vaikselt tuuri tegema. Jaa, hakkame. Ei, jah. Alustame algusest. Tuled sisse. Meil on midagi näidata, tühja. Siia tuleb mingi adminilaud, vesik, semi. Tuleb see, tuled sisse, sa oled tere. Mida teile? Ja see tuba on siin põhimõtteliselt siis main room, et kus hakkab nagu töö siis peale. Sinna paneme siis puhkenurgake ja ilmselt tiksud siin, jood kohvri. No, peab mõõtma veel, aga... Ma ei ole kõige targem sisekujunduses, aga... Peab mõõtma veel, aga ilmselt paneme siia puhkeruumi, saavad oodata kliendid, kui värv peas või siis jõudsid. Ja siis siia ja siia poole tulevad klienditoolid. No lihtsalt töökohad, aga tahaks mingi 6-7 kohta tahaks panna. Saame nüüd täpselt läbi mõõtma, et mis kuhu täpselt läheb. Ja tasõnaga siia. Siia tulevad pesutoolid, 3 tükki, et oleks nagu... Siin pesed. Aga et see oleks kogu see ruum, see on jah nagu tööruum ja siis... Ega tegelikult, mis on tegelikult ülihea, et see koht oli nagu salongi järgi ehitatud. Eks see ehitusplaan, majaplaan, kõik oli nagu salongi jaoks tehtud. Kõik asjad on juba läbi toodud, nagu põhimõtteliselt siin on see, reaalselt too mööbel sisse, kujulda natuke ära, tee mugavamaks ja... Põmm saame juba tööga alustada. Või noh, sina alustad. Aga saad teisi asju. Nii, kuulge, aga mis te mõtlete, et see on kõik või? Ei ole. See ei ole kõik. Lähme alla. Toitudega tuled. Nii. Siin on minu lemmikruum, ma arvan, hakkab olema üks lemmikutest. Sellepärast, et mulle meeldib pesu pesta. Siia tuleb pesumasin kuivati ja siis ma arvan igast mingit panipaiga ruumi rätikutele ja asjadele. Miks salongi tuleb pesumasin? Miks salongi pesumasin tuleb? Ma mõtlen, ja see on tal päriselt. See on päris küsimus. Kui sul pea on märk, mis sa võtad? Käte rätikute jaoks endale, ainult rätikute jaoks seda pesumasina. Ma ei tea, padjapüürid vahepeal istud, kliendi kiled. Isegi Niftin jõudis. Ei, ma mõtlesin, et Eestis on nagu mingid pesumajad. Jaa, aga see on nagu nii mõttes. Kui sa tahad raha vastas, palun väga. Või siis, kui keegi on pesufirma ja tahab koostööd teha, siis... Hitas saab. Siin on siis, tuleb kliendi WC. Ideaalis tahaks natuke muuta. Ei, see on kõigi WC. Noh. Kõik käivad siin vetsus. Okei, jah, mida iganes. Aga tahaks
tahaks siin jah veits neid seinu värvida, võib-olla mikrotsemendiga teha ja võib-olla et kindlasti siis mingi ägedam peegel ja ilus lauakene või see kapikene ja Tõenäga seda natuke siin timmida. Siin on tehnoruum, aga siin ei ole midagi põnevat. Ja siis nüüd tuleme järgmist ruumi, mis on väga suur. Kõik need on sama suured nagu Fred teevad nali ära. Kui tulevad siia poole, siis siin on Andrei kontor. Ja Andrei mahub nagu otse sisse, näite tema selle. See ei ole minu pikkumine. Ma olen pikalt edasi. Isegi mina olen pikalt. Kiki vardu. Siia tuleb siis ka panipaigaruum. Ma arvan, siia tuleb värviladu, kõik vesinikud, kõik puudrid, kõik vajalik, mis on siis vaja salongi pidamiseks. Et panipaigaruum ära tee. Klaustrofoobia tuleb. Siin on see siuke plaan, et kuna seal põhikorrusel ei olnud vaja midagi ehitada, siis siin korrusel tahaks nagu seinad ehitada. Siia teeks ühe ruumi. Siis paneks nagu seina siit jooksma, ühesõnaga siia ruumini, et need oleks töötoad ja siia tuleb nagu puhketuba. No siia torud järgi vaatad panema. Annas siia tuleb köök kõik, siis seina siia tuleb kuskile diivanikene ja siis siia tahaksime söögilauakest, et saad süüa ilusti ja puhata, et ta oleks kuskil olla. Tõesõnaga puhketuba nagu siis töötajad. Ja elektrit on ka vaja teha, et kui paned pistikust tule põlema, et siis ei lähe igasse tuppa, et oletame, et kui siin teeb pulmutehnik tööd, siis kui ma tule põlema panen, et ei jälgiks teda. Võib-olla ma ise korra mõtlesin, et siia ka võib-olla toolid panna natuke istumiseks, et saab chillida. Ei tea, kas tahad vetsu ees chillida? No jah, kus see muidu on ära kasutamata ruumi. Ja tõesõnaga alumine korrus on siuke ruumi jälle päris palju ja natuke rohkem veel. Aga see ei ole ka veel kõik. Lähme üles, muidugi me ei näe enam midagi, väljas on pime juba, aga ikka näitame. Lähme. Ja päris cool, mulle meeldib, et see kõik nagu betooni seinad on. Ja siis siuke asi ka. Terrass, mis on jällegi sama suur nagu kõik need alumised. Võib-olla ei näe midagi, aga... Siin me hakkame tegema suvel pidusid, nii et kõigest tahab peole tulla. Et see hakkab siin DJ-tama ja siis me tulevad siia tiksuma. Tõesõnaga ruumi on palju, ruumi on räigel, nagu näha, ikka veel jaluta. Nii et siuke ta on. Aga päris paljud küsisid, et need lambid. Mina ütlen isiklikult, mulle need lambid väga meeldivad. Kõik need meeldivad mulle väga. Need tulevad seda? Mulle need ka meeldivad ja... Pane nagu need kinni. Vaata kui lahe. Pane et mega mõnus. Ja siuke hubane valgus on. Minu arust on siin piisavalt ruumi. Kindlasti 7 kohta võiks ära mahtuda. Et ma tegelikult tahaks mõõta. Kohe algakski tegelikult esimene koht hakkaks siit. 1. Nii, siis on vaja 90 centimeetrit vahet. Ma arvan, see umbes see, teine. 90 centi vahet. 3. 90 centi vahet. 4. Ja siis tegelikult siin on veel 5. Trust me, I'm an engineer. Ja siis ja teise. Ja siis peab vaatama, et kuidas seda lahendada, et kas paneme peapesutoolid niipidi või paneme niipidi. Tegelikult see, miks meil mõõdulinte ei ole. Sellepärast, et kui ma praegu saaks mõõta, ma saaks reaalselt otsida õiged toolid välja. 10 senti vahet, natuke rohkem. Nii, jalad, peegel. Nüüd mõõda ära tool. Majandab. 43. Ja kui mitte midagi ei ole, siis peab kahjuks kasutama... Siin on peegel. Kinkekotti. Minust siin teibi maha lihtsalt. Kui teipi ei maal, kui teipi ei ole. Umbes siis siit tulevad jalad ja siin lõpeb tool. Ja, noh. Siin lõpeb tool ja siin lõpeb peegel ja siin on inimene. Ühesõnaga, me mõõdame siis, mis me mõõdame praegu. Palju nagu mahuks siia ja siis kas oleks ruumi, siis siit nagu jalutada ilusti. Ühesõnaga, nüüd hakkame siit. Mis hetkeni saame minna? Ja tee! Reis! Ma reaalselt pihtan seda. Kuidas inimesed vlogivad tööd samal ajal? Okei. Kogu plaan, mis me enne mõtlesime, on
risti-rästi vastupidi pööratud. Nüüd on siis niimoodi, et siia hoopis, kui sa tuled siit sisse, siia paneme siis pesutoolid, siit järjest hakkavad tulema siis tööpinnad, kokku saame 6 tükki ikkagi lõpuks ja siis siia looteala saad tiksuda seal. Kohvi juua rahulikult, tõk-tõk-tõk. Nii, siis siia tuleb adminiruum. Siia selle peegli asemel mingi riiulid, sjau. Ühesõnaga, nagu ikka, siis juba plaan on muudetud. No ja see lõpuks mõtlesime, 3 aastat tagasi oli juba idee see salong teha ja nüüd on lõpuks päriselt nagu samm on tehtud. Mingi samm on tehtud. Ühesõnaga lihtsalt point on see, et nüüd on see olemas, see läheb käima. Me nüüd kõike teie jaoks siis nagu seda dokumenteerime ka, näitame, kuidas see asi kõik valmib. Kus, mis me mida saame, et ei pea küsima eraldi, et kõik ütleme ära, kus on diivan pärit, kus on see pärit, nii et. Ja ootame teilt ka igasuguseid soovitusi. Kui te ütlete, et tegelikult see sobiks siia, siis palun väga, et ootame teilt soovitusi. Keegi tahab koostööd teha, kirjutage. See on palju siin mida teha, nii et see on omalt tehtud ja ma ei tea, mis seal ikka on. Hakkame vaikselt tööle. See oli ka halb, aga hakkame vaikselt tööle ja ma loodan, et te joinite meiega sellel teekonnal ja näeme siis juba järgmises episoodis. Adios!